Tere tulemast! Võime vist alustada, kell on juba sealmaal. Esmalt ma tänan, et leidsite aega osaleda ja mina olen Irina Kruda ja Dynamics 365 CRM konsultant. Aga enne, kui me selle põhiteema juurde liigume, lühike ülevaade ka meie ettevõttest, et kes me oleme ja millega tegeleme. PCS Iteras aitame siis erinevatel ettevõtetel lihtsustada oma igapäevatööd ja parandada kliendi kogemust läbi siis erinevate nutikate digilahenduste. Ja meie fookus on siis kõikidel valdkondadel, mida üks äriettevõte võib vajada, on majandustarkvara, on palkpersonal, kliendihaldustarkvarad ja ka ärianalüütika pool, et kõiki neid valdkondi me katame. Ja meil on ettevõttes hetkel üle 100 spetsialisti, kes siis kõikide nende lahendustega aitavad edasi liikuda ja juurutada ettevõtetel. Ja lisaks sellele on meil 30 aastat kogemust ja oleme olnud kindel partner väga paljudele ettevõtetele. Üle 950 ettevõtte on meil kasutajaid 9000 inimest, kes kõik siis meie toredaid digilahendusi kasutavad. Oleme lisaks sellele Microsofti ja LS Redtaili ametlik lokalisatsioonipartner ning kuulume Baltikumi 3 juhtiva Dynamics 365 partneri hulka, et selle üle me oleme väga uhked. Aga nüüd saame liikuda meie tänase põhiteema juurde, et rääkida, kuidas siis saab üks Dynamics 365 CRM pakkuda terviklikku kliendikogemust. Ja miks see siis nii oluline on? Et me ju kõik teame, et tegelikult kliendisuhe ei alga ju ostuhetkest. See algab juba siis, kui inimene tunneb huvi kas toote või teenuse vastu. Et juba enne seda, kui ta saab kliendiks, tunneb ta huvi ja kui ta saab huvi tundmise ajal hea kliendikogemuse osaliseks, siis on väga suur tõenäosus, et temast saab ka klient. Aga mis on selle eelduseks, et see klient siis jääks, on see, et kui info on hästi korraldatud, kõik töötajad, kes ettevõttes töötavad, on ühes inforuumis, siis on ka kord majas. Ja CRM ongi lahendus, mis aitab siis kokku koguda kõik andmed üle ettevõtte erinevatest osakondadest, alates siis kliendi andmetest, suhtlusest, erinevatest tehingutest ja see võimaldabki siis töötajatel kiiremini tegutseda ja kliendile pakkuda sujuvat ja ühtset teenindust. Et kuidas see siis algab? Et siia kõrvale ma võtaks ühe näite ühest ettevõttest. See ei ole küll mingi konkreetne ettevõtte, lihtsalt näide. Ja võtame näiteks ettevõtte, kes müüb ja rendib ja lisaks sellele hooldab näiteks seadmeid. Need võivad olla ükskõik mis seadmed, aga oletame, et need on näiteks kohvimasinad. Ja nende jaoks on oluline, et klient saaks esmalt kiiresti, kui tal see ostusoov tekib, kiiresti õige sobiva masina. Teiseks on oluline, et klient saaks õigel ajal oma seadme hooldatud ja kui tal tekib probleeme kasutamisega, et ka siis oleks tal kiire tugi kohe võtta. Ja Microsoft Dynamics 365 CRM võimaldab seda siis mitme erineva mooduliga koostöös, kasutades siis ühtset andmebaasi
erinevates lahendustes ja need moodulid nii-öelda täiendavad teineteist ja pakuvad erinevaid funktsionaalsusi. Sõltub siis sellest, millist protsessi soovitakse katta. Näiteks müügilahendus aitab siis hallata müügiprotsessi, registreerida klientide huvi, jälgida suhtlust ja teha ka pakkumisi kindla protsessi alusel ja kogu info jääb ka siis lahendusse näha. Siis on olemas turunduse tööriist, mis aitab siis koondada kliendi andmeid, näiteks ostuajalugu, huvipakkuvaid tooteid, varasemat suhtlust ja tagasisidet. Ja selle põhjal saab siis pakkuda kliendile ka personaliseeritud pakkumisi ja saab ka saata näiteks hooldusmeeldetuletusi või kutseid koolitustele. Et see on klienditeeninduses oluline, et lisaks kõikidele muudele lahendustele on ka tagataustal olemas võimalus info kogumiseks ja ka personaliseeritud pakkumiste tegemiseks. Siis on järgmine lahendus, mis katab ära siis klienditeeninduse poole, et aitab hallata teenindusjuhtumeid. Ja kui kliendil peaks tekkima küsimusi, et tal oleks kuhugi pöörduda ja oleks hea, kui see toetaks ka töötajat ettevõttes, kes saab siis need pöördumised registreerida ja suunata vajadusel ka tehnikutele. Ja kui on kaasatud ka tehnikud, siis on võimalik kasutusele võtta järgmine lahendus, mis jällegi toetab tehnikute töölõiku ja selleks on field service. Ja kui nüüd need eelnevad sammud on kõik tehtud, saab kliendilt küsida tagasisidet. Ja selleks on Microsoftil veel üks täiendav rakendus, mis on siis Customer Voice, mille kaudu saab siis tagasisidet edastada. Ja see tagasiside on samamoodi võimalik siis suunata CRM-keskkonda ja see on nähtav ka kliendikaardil ja see info liigub väga kiiresti ja on ülevaatlik igal ajal, millal sa seda näha sooviksid. Et kliendid või kliendisuhe võib alata mitmest erinevast kohast, näiteks telefoni, e-kirja või ka kodulehe kaudu. Ja slaidil me näeme siis hetkel Customer Insighti tööriista kuvatõmmist, kus on siis näha vormi redigeerimise võimalus, ehk siis te saate selles lahenduses teha valmis näiteks kodulehe vormi ja paigutada selle kodulehele, mille kaudu tegelikult jõuaksid automatiseeritult andmed CRM-lahendusse. Ehk siis kui klient täidab ära selle vormi, siis andmed, kuna need väljad on CRM-iga ühendatud läbi selle Customer Insighti, siis jõuavad need kenasti ka CRM-i ja müügiinimesed saavad sellega juba edasi tegeleda. Nii, ja siin järgmisel slaidil ongi näha, et kui klient on näiteks veebilehel registreerinud oma andmed, siis on need jõudnud kenasti müügivihjete loendisse ja müügiisik saab siis oma laual selle kliendiga edasi tegeleda ja mööda protsessi edasi liikuda. Et siin üleval on ka protsessi sammud, mis on siis ettevõtte poolt ette nähtud iga müügiprotsessi läbimiseks. Ja müügiinimene saab vihje kätte, saab kõik suhtluse sinna alla logida, teha pakkumise ja kõik need samad sammud, need salvestuvad lahendusse
ja igal ajal, kui hiljem kellelgi peaks vaja minema seda infot vaadata, siis on see jälg maas. Ja mis on väga oluline, on see, et iga info, mis on siia müügivihje peale lisatud, siis järgnevates etappides liigub see automaatselt kaasa. Nii. Ja kui müügitehingud on tehtud, klient on saanud oma seadmed kätte, siis võib tal mõne aja pärast tekkida olukord, kus masin kas vajab hooldust või siis tekib mingi rike ja ta vajab abi. Et sellisel juhul tuleb mängu järgmine lahendus, et kui eelmised etapid toimetati kõik seal salesi lahenduses, siis nüüd tuleb mängu klienditeeninduslahendus. Tavaliselt on ju nii, et kui midagi juhtub, siis eelisjärjekorras võetakse klienditeenindusega ühendust. Ja siin slaidil näemegi teenindusjuhtumite loendit, et teenindusjuhtumite loendis on näha, millise kanali kaudu see on tulnud, kas ta on kõrge või madala prioriteediga, et kõike seda saab siis klienditeenindaja määrata. Ja juhtumeid saab vajadusel registreerida ka automaatselt, et neid ei pea sugugi käsitsi registreerima. Ja kui näiteks tuleb meili peale mõni päring, siis teenindaja saab kohe sellest e-mailist luua teenindusjuhtumi. Ja see kiri, mis on selle teenindusjuhtumiga seoses tulnud, liigub ka kenasti e-mailist kaasa, nii et see e-mail jääb sinna teenindusjuhtumi külge samuti. Ja jällegi terviklik pilt, kui nüüd järgmise sammu juurde minna, jääb maha, et kust see tulnud on ja mis tast edasi on saanud. Nii. Ja kui nüüd teenindaja on juhtumi registreerinud, siis nii nagu me tegime e-mailist teenindusjuhtumi, samamoodi saab teenindusjuhtumist luua töökäsu ja mis liigub siis nii-öelda hooldusmeeskonna lauale. Ja siin ongi nüüd näitena näha, et on loodud siis klienditeenindaja poolt teenindusjuhtumist töökäsk. Ja kui see töökäsk on edastatud hooldusmeeskonnale, siis igal ajal teenindaja saab tulla kliendi andmetesse ja vaadata vajadusel viimatisi müügivõimalusi, seostuvaid teenindusjuhtumeid, et kõik on ühes kohas, et need tulevad nagu erinevatest kanalitest, aga lõppkokkuvõttes saavad nad kokku kõik kliendikaardil ja need on ka eraldi jälgitavad ja vaadatavad, et keegi ei ole infosulus ja info liigub ühest osakonnast teise ja sõltuvalt sellest, et kes siis parasjagu kliendiga tegeleb, saab vaadata kõiki töölõike ja poolikuid juhtumeid vajadusel. Et kõik teavad täpselt, mis seis kliendiga on ja saavad kiiresti ülevaate. Nii, aga nüüd järgmisel slaidil on näha siis ka töökäskude loetelu ja nii nagu teenindusjuhtumeid saab hallata ka töökäskusid. Töökäskusid saab samamoodi siis broneerida kindlatele tehnikutele vastavalt siis spetsifikatsioonile, et näiteks tehnikutele on võimalik lisada tema tööajad ja kui tehnik läheb kliendi juurde, teeb seal mingi töö ära, siis ta saab läbi mobiilirakenduse sisestada tööaja ja hiljem saab tööandja selle alusel maksta töömehele tasu. Ja ka see, kas see juhtum on veel pooleli tehtud, mis seisus see on, ka klienditeenindaja näeb oma süsteemis seda infot. Ja kõik need lahendused töötavad koostöös. Ja kõige lõpuks, kui kõik need tegevused on kliendiga tehtud, on teenindatud, on hooldatud,
siis saab läbi Customer Voice lahenduse saata kliendile tagasiside küsitluse ja siin ekraanil ongi kuvatõmmis ühest kliendikaardist, kus siis kajastub ka see Customer Voice'i uuringu vastus, et vajadusel saab sinna sisse minna ja siis juba lähemalt uurida neid kliendi vastuseid. Et selline lühike kiire ülevaade, aga siinkohal ma veel ei lõpeta ja ekraanil on näha nüüd see kombo, mis on need erinevad rakendused, et täpselt niimoodi nad eraldiseisvana töötajal paistavad. Aga mis on võib-olla siin oluline märkida, et kõiki neid lahendusi tegelikult saab omavahel kokku kombineerida. Nii et kui ma võtan igast lahendusest tükikese ja teen iseendale rakenduse, siis ma saan need vajalikud osad siit igast lahendusest endale võtta ja neid kasutada koos. Ja ma olengi teinud siia ühe näidisrakenduse, kohe vahetan nüüd ekraani ja olengi siis teinud ühe rakenduse, kuhu ma olen võtnud siis erinevaid tükke. Ma olen võtnud andmebaasi, mis on siis ühisosa kõikidel nendel lahendustel. Siis ma olen koondanud siia müügilahendusest müügivihjed, müügivõimalused. Ja ma olen võtnud ka klienditeeninduslahendusest, võtnud teenindusjuhtumid. Et siin igal pool on andmed olemas ja kui neid rakendusi omavahel kombineerida, siis võib nii mõndagi huvitavat enda jaoks valmis teha. Et need samad asjad, mis ma enne pildi pealt näitasin, on siis nähtavad ka siin lahenduses, et siit saab niimoodi juba edasi minna. Ma praegu küll sisse logima sinna ei hakka, et on ka siis võetud siit Customer Insight'ist tükike, kus on siis kõik erinevad sündmused ja webinarid, koolitused, esitlused ja siis olen liitnud siia ka Customer Voice'i, et siit ma saaksin vaadata juba täpsemalt näiteks küsitluse andmeid ja vajadusel saan siia ka näiteks kokkuvõtliku pildi lisada. Ja ega siin muud ei olegi, kui et tahan kõiki tänada, et osalesite ja loodan, et see oli teie jaoks huvitav ja saite uusi teadmisi. Ja mida veel võib-olla siia juurde tahaksin mainida, et kui te ettevõte juba kasutab näiteks mõnda Microsoft Dynamics 365 CRM-i ja soovib tulevikus näiteks juurde võtta mõnda teist, on see siis Customer Service või Field Service, siis Microsoft pakub selleks ka attached litsentse ehk siis soodsamat hinnastust, et selle kohta ka tasub siis uurida. Ja Dynamics 365 CRM ei ole lihtsalt tehniline süsteem, et see aitab meil olla õigel ajal, õiges kohas ja kuulata ja reageerida õigeaegselt. Ja lõppude lõpuks, ega siis süsteemid omavahel ei suhtle, et ikka inimesed. Aga kui tehnika seda toetab, siis seda tugevamaks see liit läheb. Et kui soovite teada, et kuidas see lahendus teie ettevõtte igapäevatöösse võiks sobida, siis julgustan meiega ühendust võtma ja oma soovist märku andma. Mina väga tänan ja kena päeva jätku!